Tere tulemast Distantsid targemaks veebiseminarile, kus seekord räägime koolijuhtidest, sellest, kuidas neil läheb, kuidas on lood nende heaoluga ja tasakaaluga tööressursside ja nõudmiste vahel. Mina olen Markus Easoo, ma olen Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi doktorant ja Haridusjuhtimise Akadeemia arenguprogrammide konsultant. Ja teemad, mida ma täna sooviksin teiega käsitleda, on see, kuidas on koolijuhi töö heaolu olukord Eestis, millised on need tööressursid, mis koolijuhti toetavad, mis on vastukaaluks võib-olla mingid nõudmised, mis seda töö heaolu natukene pärsivad või takistavad. Ja viimaseks ka siis seda, et kuidas koolipidaja, kes siis koolijuhiga koostööd teeb, kuidas koolijuht ja pidaja omavahel läbisuvad, millised on need suhted ja milline on ka see koostöö sisu, mis siis nende vahel toimub. Nüüd esmalt võib-olla veidi kontekstist, et kui vaadata ka seda, et millised on Eesti koolijuhid näiteks rahvusvahelises võrdluses, et siis mingid asjad paistavad silma. Esmalt see kindlasti, et koolijuhi roll Eestis on väga oluline, ta on kahtlemata üks väga oluline panustaja kooli arengusse, võiks võib-olla isegi nimetada kooli arengu mootoriks ja seda sihukest eesmärki tuleb koolijuhile nii seadustest, aga tegelikult ka igapäevaelus, et nagu siin ühes eelmisest Distantsid targemaks saates ka öeldi, et näiteks mis puudutab õpetajaid, siis tegelikult ka õpetajad ja õpetajaskond ootab, et koolijuht on sihuke inimene, kes sihukest arengumootori rolli koolis kannab. Siis teine oluline aspekt on see, et Eestis on koolijuhtidel üks suuremaid autonoomiaid võrreldes näiteks teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, ehk me lihtsalt ei räägi sihukesest teoreetilisest kooli arengu mootoriks olemisest, vaid ka tegelikult me oleme seadnud palju ootusi ka koolijuhtidele läbi selle, et autonoomia on suur. Aga samal ajal, kuigi see autonoomia on suur, siis koolijuhtide professionaalse arengu toetamise süsteem erinevate raportite ja hinnangute tõttu on Eestis üpris hektiline ja ebakindel. Ehk et kuidas sellises olukorras siis tagada, et koolijuhtide töö heaolu et sellega on tegeldud olukorras, kus tegelikult autonoomia on suur, aga professionaalse arengu toetamise süsteem on võib-olla veidi hektiline. Ja sellest me siis täna ennekõike ka räägime. Nüüd selle teema siis lahtirääkimiseks olen ma võtnud ennekõike aluseks siis 3 hiljutist uuringut, mis kõik annavad mingisuguse osa või panuse sellesse suurde pilti, sellest töö heaolu teemast. Esmalt meil on haridusjuhtide toetamise uuring, mille Kantar Emor 2024. aastal läbi viis. Siis meil on üks koolijuhtide tööressursside ja töönõudmiste uuring, mis siis on avaldatud sellel aastal Eesti Haridusteaduste ajakirjas ja kuhu ka mina ise panustasin. Ning viimaks siis ka Tallinna Ülikooli iga-aastaselt läbiviidav kooliuuringu siis tulemused siis eelmisest aastast, kus me esimest korda viisime siis läbi ka juhtide uuringu, kus me uurisimegi siis konkreetselt ka koolijuhte. Ja ma tahan hästi kiiresti ülevaate anda ka siis nende uuringu sisudest, enne kui me siis neid tulemusi räägime. Et esmalt siis Kantar Emori haridusjuhtide professionaalse arengu toetamise uuring viidi siis läbi kohaliku omavalitsuse tasandi siis koolipidajatega, et aru saada seda, et kuidas nemad siis seostavad enda tööd ja rolli siis haridusasutuse juhtide professionaalse arengu toetamisega. Ja selles uuringus siis oli kaasatud 45 omavalitsust ja täpsemalt uuristati siis seda, et kuidas koolipidaja üleüldse tajub siis koolijuhi tööülesanded ja töökoormust, kuidas siis koolipidaja tajub enda rolli koolijuhi professionaalse arengu toetamises ja millised võivad olla potentsiaalsed takistused selleks, et siis koolijuhi professionaalset arengut toetada. Teine uuring, mis siis keskendus koolijuhtide enda hinnangutele ja tajule, mis puudutas siis tööülesannete selgust, tööressursse, töönõudmisi ja toetusele kohalikes omavalitsuste koolides. Selle eesmärk oli selgitada välja, kuidas hindavad siis üldhariduskoolide koolijuhid oma siis neid tajutud nõudmisi ja ressursse. Ja seal osales siis 88 koolijuhti ühe valimi puhul ja 60 koolijuhti teise valimi puhul. Ja seal me konkreetselt vaatasimegi just siis seda, et kuidas koolijuhid ise hindavad seda töö heaolu erinevaid komponente. Ja viimase uuring oli siis nagu juba mainitud Tallinna Ülikooli kooliuuring,
ja sealt siis konkreetselt siis kooliuuringu juhtide uuring, mida me tegime eelmine aasta esmakordselt ning kus me siis uurisime üldhariduskoolide juhtkonna liikmete arvamusi ja hoiakuid seoses erinevate koolielu puudutavate teemadega, aga muuhulgas siis ka juhtide töömotivatsiooni, erinevate hoiakute praktikate teemasid, stereotüüpe ja tööga seotud väljakutseid ja ressursse. Ning selles uuringus siis eelmisel aastal osales 115 koolijuhti ning täpsemalt siis selle uuringu tulemustest ma räägingi sellest osast, mis siis puudutab neid ootuseid, mis koolijuhil on seatud, aga ka siis tööga seotud väljakutseid ja ressursse. Aga asumegi siis nende teemade juurde ja võtame siis kõigepealt selle suure pildi ehk siis koolijuhi töö heaolu. Et iga töötaja töötab mingisuguses töökeskkonnas ja igas töökeskkonnas on mingisugused tingimused ja inimene alati reageerib nendele tingimustele, kui näiteks need töökeskkonna tingimused on kuidagimoodi tema jaoks tasakaalust väljas. Ja selle tagajärg siis on tavapäraselt tööstress ja töövõime langus, äärmisel juhul võib see olla ka läbipõlemine või ka näiteks tööpostilt loobumine, ehk et inimene tegelikult ei suuda enam nendele tingimustele vastu seista ja selle tõttu ta tegelikult enam ei ole motiveeritud ka töökohal siis töötama. Aga selle jaoks, et neid töö heaolu tegureid paremini mõista, on siis meil abiks üks töönõudmiste ja ressursside mudel, mille siis Teemu Ruuti ja kolleegid juba tegelikult üle 20 aasta tagasi esimest korda sõnastasid, mida kasutataksegi siis tegelikult siukse universaalse vahendina, et töö heaolu uurida. Ja see ei ole haridusvaldkonna spetsiifiline mudel, vaid seda uuritaksegi üle maailma erinevates siis valdkondades, aga ka haridusvaldkonnas, et näiteks Austraalias on see tõesti tavapärane viis, kuidas siis koolijuhtide töörahulolu uuritakse, aga näiteks kui te mõtlete ka nende andmete peale, mis Eestis on kätte saada, et siis näiteks ka Talise siis uuring, mis on ka jälle ülemaailmne ja siis uurib ka erinevaid haridusega seotud aspekte, näiteks ka seal uuritakse koolijuhtide töörahulolu just läbi selle mudeli. Ja mida see mudel siis räägib, et esiteks meil on mingid töönõudmised, ja need on siis sellised tegurid, mis nõuavad pidevat pingutust ja võivad tekitada füüsilist või psühholoogilist kulu. Sõltuvalt siis professioonist on need erinevad, aga näiteks mis puudutab siis koolijuhte, siis kindlasti koolijuhtide puhul saab nõudmistena välja tuua emotsionaalsed pingelised ja seetõttu ka kognitiivsed pingutust nõudvad olukorrad. Sellised olukorrad, kus tuleb kiiresti teha palju valikuid, keerulised suhted erinevate osapooltega, kes koolis toimetavad, ühesõnaga kõik siuksed igapäevased koolijuhi tööd puudutavad küsimused. Tööressursid seevastu on siis sellised töötingimused ja tugisüsteemid, mis aitavad neid eesmärke saavutada, mis koolijuht on kas siis endale või koolile seadnud. Samuti need ressursid leevendavad pinget ja toetavad siis ka koolijuhi professionaalset arengut. Ja nende ressursside näidetena võib näiteks välja tuua selged eesmärgid ja ootused koolijuhile, oma töö raames otsustamisvabadus ja valikute tegemise võimalikkus nende tööülesannete raames, siis kus siis koolijuhil on autonoomia antud, siis tagasiside ja tunnustus kahtlemata ning ka usalduslik suhe siis koolijuhi ja koolipidaja vahel. Et iseenesest nagu näete, siis tegemist ei ole siukeste tingimustega, mis tunduvad väga üleloomulikud või midagi väga palju ülepaisutavad, et need on tegelikult hästi tavalised töökeskkonna osad, aga nende siis ressursid ja nõudmiste vahel just see siis pidev arutlus siis käib, et kumba on rohkem ja kuidas see koolijuhti mõjutab. Nii et piltlikult öeldes seda võiks kujutada ka siukse kaalu mudeli alusel, ehk siis meil on mingisugune kaal, kus siis ühel pool on töönõudmised ja teisel pool tööressursid. Praktikas muidugi see mudel on väga palju keerulisem ja nagu ka siit pildilt näha, siis selle mudeli autor ise näitab ka neid seoseid erinevate ressursside ja nõudmiste vahel siukse väga suure skeemi ja maatriksina, kus siis tegelikult need nõudmised ja ressursid ei ole üks ühele, vaid nad mõjutavad pidevalt teineteist ja nad mõjutavad läbi sellega tegelikult erinevaid siis töö heaoluga seotud protsesse, aga oluline siis on põhimõtteliselt see lõppväljund, ehk siis küsimus sellest, et kui kõik need tegurid arvestada, kas kumba siis põhimõtteliselt on rohkem, et kas need tööressursid suudavad neid töönõudmisi tasakaalustada või ikkagi mitte. Ja miks on oluline koolijuhi töörahulolust rääkida? Esmalt me räägime palju õpetajatest ja nende heaolust, mis on kahtlemata väga oluline ja see ei ole kuidagi vastanduv. Aga
Tegelikult on oluline rääkida ka koolijuhi heaolust, vaatamata sellele, et ta võib-olla töötab juhtival positsioonil ja kahtlemata need väljakutsed, mis koolijuhil on mõnes mõttes ka sinna ametisse, eks ole, sisse kirjutatud, aga meil on oluline teada ja hoida selgust ka selles, et kuidas koolijuhi töö rahuloluga, mis toimub, et ka nende nii-öelda läbipõlemis ja töölt lahkumise ohtu vältida. Siis loomulikult teine põhjus on see, et tööga rahul oleval koolijuhil on ju ka potentsiaal positiivselt mõjutada kogu kooli. Ehk et kui meil on tööga rahul olev koolijuht, kes armastab ja tahab tööl käia, siis arvatavasti see kandub üle ka koolikeskkonda. Ja viimane ehk, mis on ka päevakajaline, on see, et ju praegu planeeritakse ka koolijuhtide atesteerimissüsteemi, mis kahtlemata saab potentsiaalselt võib-olla olla osaks lahendusest, kuidas seda koolijuhi töö rahulolu just professionaalse arengu mõttes ka tagada, aga ega sellega arvatavasti see kogu süsteem ei saa piirduda, ehk siis me peame tegelikult selle atesteerimissüsteemi kõrvale mõtlema ka muid professionaalse arengu siis toetamise selliseid instrumente, millest moodustuks siis terviklik strateegia, ehk siis me saaks ühel momendil öelda, et tõepoolest me Eestis tegelikult tegeleme koolijuhtide töö rahulolu toetamisega ka. Aga vaatame siis otsa nendele Eesti spetsiifilistele tulemustele ja nendele, millised siis need koolijuhtide töönõudmised ja tööressursid on. Esialgu siis see informatsioon, mida ma edasi annan, tuleb ennekõike siis sellest uuringust, mis on siis avaldatud Eesti Haridusteaduste ajakirjas sel kevadel ja kust on võimalik siis täpsemalt ka juurde lugeda. Aga vaatame esmalt siis töönõudmisi. Et töönõudmiste all me kirjeldasime või küsisime siis koolijuhtide käest väga palju erinevaid väiteid, just siis selliseid, mis iseloomustavad siis koolijuhi igapäevast töökeskkonda. Ja mida me siis avastasime on see, et kui siin ka seda tabelit vaadata, et siis ennekõike need nõudmised, mis siis on kõige koormavad, on ikkagi need, mis on seotud siukse kognitiivsete nõudmistega. Ehk siis sellised küsimused, kus tihti tuleb mitmel asjal silma peal hoida, kus tuleb palju ideid genereerida, ehk siis siuksed asjad, kus aju nii-öelda on pidevas pingutuses. Sellised kvantitatiivsed nõudmisi, mis puudutavad siis tähtaegadest kinnipidamist, töötempot, erinevat töö hulka ja nii edasi, et seda koolijuhid hindavad madalamat, et selle puhul koolijuhid pigem hindavad nii-öelda keskpäraselt seda tulemust. Ehk et just kui see nõudmine kahtlemata on seal olemas, aga ta ei ole midagi sellist, mis võib-olla nii-öelda igapäevaselt ohustab või pidevalt koormab koolijuhti. Küll aga mida saab välja tuua on siis see, et koolijuhid ise aeg-ajalt tunnetavad ajapuudust ja kui näiteks vaadata ka seda küsimust, et kas teil on piisavalt aega kõigi tööülesannete täitmiseks, siis on näha, et kuigi see tulemus on suhteliselt keskpärane 3,33, siis jällegi seal see vastuste hajuvus on suhteliselt suur, mis näitab või viitab sellele, et osa koolijuhte kahtlemata tunnevad enam seda, et neil tegelikult on ajapuudus oma tööülesannete täitmisel. Ja miks on oluline teadmine on selle tõttu, et kuhjunud töökoormusega koolijuhtidel kipub olema enam probleeme tööülesannete tähtajalise täitmisega. Ja see on huvitav, seepärast, et kui koolijuhtide enda käest küsida, siis nad tegelikult ei taju seda, ehk siis isegi kui neil on palju ülesandeid, siis nad kipuvad vastama, et neil on tegelikult väga hea ja nad suudavad kõik tööülesanded ajaliselt täita, aga kui neid andmeid võrrelda, siis tegelikult sealt see statistiliselt oluline tähelepanek välja tuleb, et ikkagi kui töökoormus on suur, siis ikkagi ka tähtajalise täitmisega neid probleeme tekib. Üle 90% koolijuhtidest leiab, et nad peavad siis oma töö tegemise ajal tihti või alati hoidma paljudel asjadel silma peal. Et siin ma siis võrdluseks teen ka kooliuuringu sama näitaja andmed, mis oli 83%, mis näitab seda, et need andmed on sarnased, need andmed on võrreldavad ja tõepoolest tundub, et koolijuhtidel on vaja väga palju neid kognitiivseid nii-öelda nõudmiseid siis ka siis kuidagi nii-öelda proovile panna või seda teha. Aga üldiselt siis mõistavad koolijuhid seda, et mis on need ootused ja ülesanded neile, mis on seatud, et see võib-olla jälle aitab natukene samal ajal siis ka tasakaalustada neid kognitiivseid nõudmisi. Nüüd tööressursid kui abimees koolijuhile, vaatame siis ka neile otsa. Et tööressursside tabelist on siis näha, et need tavapärased küsimused, mida siis esitatakse, kui need uuritakse, on see, et kuidas on motiveeritusega, kas teid koheldakse õiglaselt, kas teil on siuksed töötingimused, millega te rahul olete ja nii edasi.
Ja kui me nüüd neid tööressursside tulemusi vaatame, siis me näeme seda, et koolijuhid tunnevad end pigem motiveerituna ja kaasatuna ja tegelikult kui ka võib-olla selliseid avatud vastuseid lugeda ja kui ka näiteks kooliuuringu andmeid siin võrrelda, siis ka nendest andmetest nähtub, et tihtilugu võib-olla koolijuhid ka ise tegelikult on need kõige suuremad enesemotivaatorid, ehk siis nad ise suudavad ka enda motivatsiooni nii-öelda üleval hoida. Nad pigem on rahul sellega, millised on nende töötingimused ja kuidas nende võimeid töökohal kasutatakse, ehk siis põhimõtteliselt milline on see nende funktsioon ja roll koolis. Aga võib-olla sihuke muret tekitavam noot või võib-olla sihuke, kuidas ka koolijuhid ise madalamalt tajuvad või hindavad siis seda, et kuidas siis koolijuhil on võimalus mõjutada erinevaid tööga seotud otsuseid. Ja nende uuringu andmete pinnalt ei ole võimalik täpselt öelda, et mis siis on täpselt need valdkonnad, kus see neid enim häirib või kus see nende jaoks nagu murekoht on. Aga kui mõelda, et miks see on oluline, see trend või märkamine, selle tõttu, et see võib olla koolijuhi jaoks väga suur frustratsiooni allikas, kui tal tegelikult ei ole võimalik näiteks mingit otsust mõjutada, kuigi ta ise tunnetab, et selles olukorras võib-olla tema teadmine ja panus oleks väga oluline. Aga toome ka ühe võib-olla siukse nagu hästi lihtsa näite, et millega seda illustreerida, et kui me mõtleme näiteks selle peale, et Eestis on kvalifitseeritud õpetajate puudus, siis kahtlemata näiteks ka see võib olla täiesti frustreeriv tegur, sest et koolijuht kahtlemata sooviks ju värvata tööle ja palgata just neid koolijuhte, kes on kõige parema kvalifikatsiooniga, kes on kõige paremini haritumad, aga kuna meil on siis õpetajate puudus, siis see näiteks võib olla üks sihukestest frustratsiooni allikatest, kus koolijuht tahaks seda otsustust mõjutada hoopis teistmoodi, aga ta tegelikult ei saa, sest et tal jäävad käed lühikeseks. Ja võib-olla huvitavaid tähelepanekuid veel, et mida kõrgemalt hindavad juhid psühholoogilisi baasvajadusi, mis siis on autonoomsus, kompetentsus ja seotustunne, siis seda madalamalt hindavad nad stressi ja need andmed tulid siis välja Tallinna Ülikooli kooliuuringu juhtide uuringu osast, et see on ka võib-olla nagu sihuke oluline tähelepanek, et me koolijuhtide puhul võib-olla aeg-ajalt nagu kipume ära unustama, et kui nad on juhtival positsioonil, et siis tal ongi ju niikuinii kõik olemas, eks ole, et mida tal veel vaja on ja et me peame ikkagi tähelepanu hoidma nendel, kes siis pigem seal koolis nii-öelda koolikeskkonnas ei tööta võib-olla juhtida, vaid sihukeste ekspertide või spetsialistidena nagu näiteks õpetajad. Et siis tegelikult ikkagi ka need tulemused näitavad, et ka koolijuhil endal ikkagi on vaja, et need psühholoogilised baasvajadused oleksid olemas, et koolijuht hindab neid kõrgelt, sest sellisel juhul ta ise tajub ka vähem stressi. Ja teine oluline tulemus, et mida vähem on koolijuhil võimalus siis mõjutada oma tööga seotud küsimusi, seda vähem kipub olema tal aega kõikide tööülesannete täitmiseks ja seda vähem kipub tal olema ka aru saama sellest või täpselt aru saama, et mida temalt töölt oodatakse. Ehk siis ka siin on näha, et andmete vahel on seos just selles osas, et kui ikkagi selle koolijuhi autonoomia täitmisega on nagu mingid väljakutsed, et siis see mõjutab tegelikult koolijuhi tajuga sellest, et kas ta saab ikka päris täpselt aru, mis on tema ootused siis talle ja et kas tal on ikkagi kõikide nende ootuste täitmiseks siis ka aega. Ja sellest tulenevalt siis üks oluline teema ongi siis see tööülesannete selgus. Ehk siis küsimus sellest, et kas need eesmärgid, mida me oleme seadnud koolile või koolijuhile või ka mingisugusele laiemale pildile, mis puudutab haridusvaldkonda, et kas need tegelikkuses siis ka lähtuvad sellest reaalsusest ja praktikast, mis siis seal koolis toimub. Ja uurisime siis koolijuhtidelt erinevaid selliseid küsimusi või väiteid, mis puudutavadki siis seda, et milline siis see ülesannete selgus koolijuhi enda tajust ja vaatenurgast siis oma tööle on. Ja küsisime erinevaid küsimusi, näiteks seda, et kas te peate aeg-ajalt näiteks langetama selliseid otsuseid või tegema selliseid tegevusi, mida tegelikult peaks tegema teisiti teie hinnangul, kas teile esitatakse näiteks tööl erinevaid vastuolulisi nõudmisi, kas teie tööl on selged eesmärgid ja nii edasi. Ja mida siis need andmed näitavad? Need andmed näitavad meile seda, et koolijuhid hindavad üldiselt kõrgelt oma töö eesmärkide selgust, ehk siis nad ise tajuvad, et nad tegelikult saavad aru oma töö eesmärkidest ja ka teadmisi vastutusvaldkonnas olevate tööülesannete kohta. Ehk et pigem koolijuht tajub, et jah, ta teab, millised töö eesmärgid tal on ja tal on ka piisavalt teadmisi, et neid eesmärke siis ellu viia. Aga teisest küljest tajuvad ligikaudu pooled koolijuhid, et neile esitatakse tööl vastuolulisi nõudmisi.
See võib olla näiteks siis selline olukord, kus erinevad näiteks kooliga seotud osapooled esitavad neid nõudmisi või ka näiteks õpetajaskonna sees näiteks tulevad mingisugused erinevad soovid, palved, eesmärkide sõnastused, võib-olla ka mingid väärtused. Ning täpselt samamoodi nad tunnetavad ka seda, et aeg-ajalt tegelikult nad sooviksid teha asju teisiti, kui koolil oleks ise lõpuks valikuvabadus siis valida konkreetse siis selle mehhanismi või instrumendi järgi, mida siis teha. Ehk siis ka sealt on näha, et koolijuht tajub seda, et mitte alati ei saa ta tegelikult teha asju niimoodi, nagu ta ise tundub õigena. Ja samuti ta tunneb ka seda, et aeg-ajalt tuleb siis täita ka siukseid ebavajalikuna tunduvaid ülesandeid, ehk siis mida koolijuht tegelikult ise ei hinda oluliseks või ei pea siukseks vajalikuks igapäevaga koolieluga seotud küsimusi, et ka seal on näha, et siis aeg-ajalt koolijuhid tunnevad, et nad peavad siis ka neid ebavajalikuna tunduvaid ülesandeid täitma. Ja samal ajal jälle, kui huvitavatest seosest rääkida, et siis need koolijuhid, kes hindavad oma siis tööga seotud tingimusi vähem selgemaks või töö eesmärke vähem selgemaks, et ka nemad hindavad tööl esitatud nõudmisi mõnevõrra vastuolulisemaks. Ehk et põhimõtteliselt siis selline olukord, kus koolijuht ei tunne, et tema töö võib-olla kõikidel eesmärkidel on ikkagi selge või näiteks, et kõik ootused ei ole nagu selged, et siis nemad kipuvad ka rohkem tundma siis seda, et neile esitatakse vastuolulisi nõudmisi. Ja meil uurimismeeskonnana tekkis siis vahepeal ka nagu see küsimus, et kuidas siis koolijuhid oma tööülesandeid tegelikult nagu tajuvad, et siis konkreetseid tööülesandeid. Et üks on see, kuidas nad seda töökeskkonda tajuvad, ehk siis seda, et kas need erinevad tööülesanded ja töö eesmärgid ja nende tajumine, et kas see pigem mõjub siis koolijuhile töö nõudmise või töö ressursina, aga kuidas nagu see praktikas väljendub, ehk siis mis see koolijuhi tegelik teadmine oma tööülesanded siis on. Ja selleks, et seda testida, esitasime siis erinevaid väiteid. Ja esitasime siis 15 erinevat väidet erinevatest seadustest, ehk siis me uurisime neid tööülesandeid, mis tulenevad koolijuhile seadustest. Ja palusime nende väidete puhul või nende seadustest tulenevate ülesannete puhul valida, et kas selle ülesande puhul on tegemist koolijuhi, koolipidaja või mõlema vastutusega. Ja siin on siis näide nendest erinevatest siukestest väidetest või seaduse sätetest, mida me neile siis esitasime. Ja mis selgus? Selgus see, et umbes pooltel juhtudel ei olnud koolijuht tegelikult teadlik, kes vastutab seadusjärgselt konkreetsete ülesannete eest. Vähim probleeme, mis on ka arvatavasti loogiline, oli siis nende ülesannete märkamisega, mis puudutas siis õppekorralduse ja tulemuslikkusega seotud küsimusi, ehk siis mis puudutavad võib-olla rohkem siukest koolikeskkonda ja kooli igapäevast elu, aga väljakutsed siis tekitasid ennekõike siuksed ülesanded, kus siis pidaja ja koolijuht vastutasid mingisuguse ülesande eest solidaarselt. Et tuua näiteks mingisugune konkreetne näide, siis kui me vaatame seda tabelit, siis siin on üks siuke ülesanne nagu korraldab õpilaste kutsealast informeerimist ja annab neile vastavaid soovitusi, siis õige vastus tegelikult on see, et seaduse järgi vastutab koolipidaja selle ülesande eest. Aga mitte ükski koolijuht tegelikult ei arvanud, et see nii võiks olla. Ehk siis 95% koolijuht arvas, et see on tema vastutus ja ülesanne seadusest tulenevalt ja 5% arvas, et selle eest vastutavad mõlemad. Ehk et siit on näha, et võib-olla see üks põhjus, miks meil või koolijuhid ka hindavad aeg-ajalt oma tööülesannete selgust siukseks ebalevaks või mitte järjepidevaks või vastuoluliseks, on tegelikult seotud ka sellega, kuidas need erinevad seaduse regulatsioonid ja seadusest tulenevad ülesanded on ka sõnastatud. Ja see võib tulla ka väga erinevatest praktikatest, ehk siis mõnes omavalitsuses võib tõesti niimoodi olla, et kuigi koolipidaja peaks seaduse järgi vastutama mingi ülesande eest, siis tegelikult on vastutuses hoopis niimoodi kokku lepitud, et võib-olla kohalik omavalitsus näiteks eraldab raha selle ülesande tegemisest, aga tegelikult selle ülesande viib ikkagi ellu koolijuht. Või näiteks seesama kutsealase informeerimise näide, et seal me teame ju, et tegelikult riik ise läbi Rajaleidja keskuste pakub ka siukest teenust ja võib-olla selle tõttu juhil või koolijuhil ei teki siukest tunnet, et sul üldse kuidagi on koolipidaja töövastutus ka. Nii et see võib olla nii-öelda üks siukestest potentsiaalsetest ka arengukohtadest, et mida siis päriselt tegelikult ette võtta selle nimel, et siis koolijuhi siukest tööga seotud selgust ja ootuste paremat juhtimist siis saavutada.
Vaatasime siis ka seda, milline on koolipidaja tugi koolijuhile ja kuidas see mõjutab töö nõudmist ja ressursside tasakaalu. Et alustuseks siis täpsustuseks, et kes see koolipidaja siis üleüldse on. Et koolipidaja siis Eestis võib olla riik, haridusministeeriumi näol, siis koolipidaja võib olla kohalik omavalitsus ja enamus Eesti koolide puhul siis koolipidajaks ehk siis kooli omanikuks ongi kohalik omavalitsus. Aga koolipidajaks võib olla siis ka eraalgatuslik juriidiline isik, kui me räägime erakoolidest. Aga lisaks siis sellele, et kes on koolipidaja, on oluline ka saada aru, et kes on koolijuhi otsene juht, kellega siis koolijuht siis regulaarselt koostööd teeb. Ja see nüüd sõltub igast siis koolipidajast natukene, et koolijuhi otsene juht võib näiteks olla kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna ametnik. Iseenesest põhimõtteliselt teoreetiliselt on võimalik, et koolijuhi otsene juht on ka näiteks kohalik poliitik, kui tegemist on näiteks väikese omavalitsusega, kus iga valdkonna jaoks ei jagu oma spetsialisti või ametniku, keda palgata. Ja väga vabalt võib olla näiteks, et selleks otseseks juhiks on ka hoopis mingisuguse haridusameti struktuuriüksuse koordinaator. Ehk siis see sõltub väga palju kohaliku omavalitsuse suurusest, nende võimekusest ja nendest poliitilistest otsustest, mis siis on langetatud. Ja Eestis ei ole täpselt siis reguleeritud seda, et millised kvalifikatsioonid või millised nõuded siis on sellel koolijuhi otsesel juhil pidaja poolt. Nii et selle tõttu ka need praktikad varieeruvad päris palju. Et seda võib silmas pidada, kui me neid järgmiseid andmeid hakkame ka vaatama ja tõlgendama. Nüüd siis selle töönõudmiste ja ressursside mudeli kohaselt on otsese juhi tugi väga oluline tööressurss koolijuhi jaoks. Ehk et just nimelt tööressurss isegi, mitte võib-olla töönõudmine, ehk et see viide on siis sellele, et kui see juhi tugi on olemas, siis see võib väga palju mängida rolli selles, et neid erinevaid töönõudmisi, mis koolijuhil on, tasakaalustada. Sest võib-olla oluline on tähelepanu juhtida ka sellele, et mitte kunagi ei teki töökeskkonnas sihukest olukorda, kus töönõudmisi enam üldse ei ole. Et need töönõudmised on alati mingil kujul olemas ja pigem on küsimus selles, et kas me suudame neid töönõudmisi tasakaalustada tööressurssidega või kas me suudame töönõudmiste hulka vähendada. Ja nüüd pidaja toe kontekstis me räägime ennekõike sellest, et kas pidaja oma toega suudab tegelikult ka panustada nendesse tööressurssidesse, et siis neid töönõudmisi tasakaalustada. Ja mida tulemused näitavad on siis see, et koolijuhid tunnevad, et otsene juht pigem austab neid ja on valmis siis tööprobleemide korral ka siis koolijuhti ära kuulama. Aga kus siis koolijuhid tunnevad vähem toetust ja võib-olla on ka vähem rahul olevad selle pidaja toe osas, on siis need küsimused, mis puudutavad siis seda, et kas koolijuhile öeldakse, et ta teeb oma tööd hästi, kas tema tööd tunnustatakse ja kas ta saab abi sellistes olukordades, kus siis koolijuht ise näiteks soovib saada professionaalse arengu mingisugust tuge. Et seal juba andmed on siis selgelt kriitilisemad ja seal koolijuhid ise toovad välja siis, et see sellist sorti tugi ei ole tegelikult pidaja poolt alati kätte saada. Ja küsimus on ju selles, et need andmed üksi võib-olla nagu avaldavad vähe informatsiooni. Et võib ju tekkida see küsimus, et et näiteks kui me räägime siin sellest töö tunnustamisest, et siis see keskmine on 2,88, et mida see siis nagu päriselt tähendab siukses suure pildi kontekstis. Ja selle tõttu siis sellest kooliuuringu juhtide uuringus me mitte ei uurinud siis ainult koolijuhtide tööga seotud ressursse ja nõudmisi, vaid tegelikult ka teiste siis kooli juhtkonna liikmete töönõudmisi ja ressursse. Ja nende andmete pinnalt oli siis võimalik esitada see küsimus, et kuidas erineb koolijuhi ja otsese juhi tugi ning kvaliteet. Ehk et juhtkonna liikmetele otsene juht on koolijuht ning koolijuhi otsene juht on pidaja. Ja nende andmete pinnalt oli meil võimalik siis võrrelda, et kui suur rahulolu on koolijuhi kui otsese juhi ja koolipidaja kui otsese juhiga. Ja esimene valdkond on siis pidaja toega rahulolu. Seal me siis uurisime siis põhimõtteliselt seda, et kui rahul olevad siis erinevad juhtkonnaliikmed ja koolijuht on siis selle toega, mida siis need erinevad inimesed saavad oma otseselt juhilt. Ja kui nüüd näiteks siin võrrelda, siis me näeme seda, et kui näiteks õppejuhtide puhul, ehk siis õppejuht, tema otsene juht on koolijuht, et ta on üpris rahul olev.
kui me võrdleme nüüd seda näiteks koolijuhtide tulemusega, nii siis me näeme, et siin on nagu selge erinevus ja tegelikult see on ka statistiliselt oluline erinevus. Ehk et me näeme selgelt seda, et näiteks olukorras, kus tegelikult õppejuht on oma nii-öelda koolijuhiga, otsese juhi toe ja rahuloluga nagu rahulolev, siis näiteks koolijuht oma otsese juhi ehk siis koolipidajaga tegelikult täpselt mitte nii rahulolev ei ole. Ja sama trend on siis ka selle küsimusega, et kui kvaliteetne on see tugi, mida saadakse. Et kui siin täpselt samamoodi näiteks võrrelda õppejuhtide ja koolijuhtide tulemusi, siis me näeme tegelikult, et need keskmised erinevad üpris oluliselt. Ehk et nende andmete pinnalt on võimalik väita, et koolijuht oma töökeskkonnas otsese juhina suudab oma juhtkonnale pakkuda kvaliteetsemat ja paremat tuge, kui siis koolijuhi endale suudab pakkuda koolipidaja. Ja see võib-olla on selgitatav ka nüüd nende Kantar-Emori uuringu andmete tulemustega, sellepärast et kuigi 57% pidajatest siis hindas enda teadmisi ja oskusi haridusjuhtide arengu toetamise osas täielikuks või pigem piisavaks, tundis samal ajal ka 43%, et nende praegustest teadmistest ja oskustest jääb pigem või täiesti vajaka. Ehk et meil on peaaegu pooled koolipidajad, kes ka ise tegelikult hindavad ja tajuvad, et nad tegelikult võib-olla ei oskagi ja ei pruugigi saavutada seda, et nad alati suudavad siis koolijuhti professionaalselt toetada. Nüüd lisaks sellele, et milline need nii-öelda keskmised on ja milline see nii-öelda toe kvaliteet on, tahtsime teada saada ka tegelikult seda, et millist tuge üleüldse siis koolijuht oma otseselt juhitud saab või millist tuge koolijuht koolipidajalt saab. Ja selgus siis see, et enim saavad koolijuhid tuge selliste materiaalsete, juriidilise ja moraalse abiga, et see on arvatavasti ka loogiline, et tihtilugu ju koolidel ei ole oma juriste, koolidel võib-olla on raamatupidaja, aga ka ei pruugi olla, et täna juba väga mitmes omavalitsuses seda ka kooli raamatupidamist, et tegelikult näiteks hoopis omavalitsuse esindaja, mistõttu siis enim seda tuge, mis siis koolijuhid paluvad või ka saavad siis koolipidajalt, on ikkagi need materiaalsed, juriidilised ja moraalsed. Ja ka need arutelud keskenduvad ennekõike materiaalsetele ja olmega seotud küsimustele, ehk siis mingisugused infrastruktuuri küsimused, koolimajaga seotud küsimused, mingid ehitusteemad ja nii edasi. Ja see moraalne abi võib-olla on siin välja toodud näitena, et selles mõttes, et saadakse ka võib-olla sihukestes pehmetel teemadel abi. No see on näiteks sihukeses olukorras, kus näiteks koolil on mingisugused keerulised suhted konkreetsete näiteks vanematega ja sellisel juhul siis koolijuht konsulteerib ka koolipidajaga, et arutada, et kuidas siis seda olukorda lahendada. Aga mis nendest andmetest on ehk veidi muret tekitav, on see, et õppeprotsessiga seotud küsimusi arutavad tegelikult koolijuhid ja koolipidajad omavahel vähe. Ehk et ainult meie uuringu tulemuste järgi ainult 18% koolijuhte mainis, et nad üleüldse oma pidajaga õppeprotsessiga seotud küsimustest räägivad. Aga kui mõelda sellele, et õppeprotsess on ju kooli kese, et kooli õppekava tegelikult on ju kõige olulisem kooli dokument ja samal ajal kohalik omavalitsus ju planeerib oma siis tervel territooriumil haridusvaldkonnas mingisuguseid arenguid. Kohalikul omavalitsusel võib olla lausa olemas enda mingisugused arengudokumendid, mis käsitlevad haridusvaldkonda, et siis see on muret tekitav, et kui tegelikult õppeprotsessiga seotud küsimusi koolijuht ja koolipidaja omavahel väga ei aruta, et siis kas nendesse strateegilistesse dokumentidesse, mis võib-olla võivad selle omavalitsuse haridustulevikku sõnastada, et nendesse tegelikult ei pruugi see oluline teadmine informatsioon jõuda, mis on väga vajalik siis haridusvõrgu näiteks planeerimisel. Sama siis trende või küsimusi uurisime ka arenguvestluste toimumise puhul ja üleüldse uurisime seda, et kuidas nende arenguvestlustega on, et kas neid üleüldse koolijuhtidega tehakse. Ja siin tegelikult siis me küsisime 2 erinevas uuringus seda ja üldistatult võib siis öelda niimoodi, et umbes pooltel koolijuhtidel toimus siis arenguvestlus umbes aasta jooksul. Ehk siis nendel on näha, et suure tõenäosusega nemad on see hulk koolijuhte, kellel toimub nii-öelda pideva regulaarsusega mingit sorti arengut toetav siis vestlus. Siis umbes veerand on neid, kellel toimub ka arenguvestlus, aga nende siis see arenguvestluse toimumise siis sihuke pidevus või tempo või see, et kui mitme aja tagant või mis aja tagant see arenguvestlus toimub, et see juba on nagu pikem aja vältel, et seal siis andsid koolijuhid teada, et neil on toimunud umbes 1 kuni 3 aasta jooksul see arenguvestlus.
aga võib-olla jälle tuua välja, et see nii-öelda sektor, kes siis jälle natukene võib-olla muret tekitav on see viimane veerand, kes siis toovad välja, et neil on toimunud viimane arenguvestlus kas 4–10 aasta taguse aja jooksul või neil ei ole tegelikult mitte kunagi olnud siis arenguvestlust. Et see näitab seda tegelikult, et koolijuht tajub, et temaga tegelikult ei ole pidaja mitte kunagi läbi viinud siukest sorti vestlust, mis siis kuidagi keskenduks siis koolijuhi arengu toetamisele. Ja seda tegelikult kinnitavad ka pidajate enda esitatavad andmed, et kui vaadata nüüd ka minu omavalitsus.ee tulemusi, siis on näha, et ka seal tegelikult on mõnes mõttes isegi mitte võib-olla pessimistlikumad tulemused, aga ka need andmed tegelikult kirjeldavad seda trendi, et kuigi see arenguvestluste hulk muutub järjest paremaks, siis samal ajal ikkagi me oleme nii-öelda veel, meil on veel pikk tee minna, et tegelikult iga koolijuht saaks tõdeda, et jah, temaga viiakse regulaarselt läbi arenguvestluseid. Koolipidajatest siis 58% on pidanud koolijuhtidega regulaarseid arenguvestluse või sellele sarnanevad tooted, ehk siis 58% pidajatest ise nii-öelda raporteerib. Ja sellest tulenevalt siis koolijuhid hindavad ka osaliselt seda saatvat tagasisidet puudulikuks, ehk siis nad tunnetavad, et tegelikult siis pidaja poolset rääkimist nende siis koolijuhi töö kvaliteedist on madal. Ja võib-olla siia siis Kantar Emori uuringust tuua ka nii-öelda siis koolipidajate hinnangud sellele valdkonnale või teemale. Et sealt on siis näha see, et kuigi pidajad ise tunnetavad, et neil on kahtlemata siis haridusjuhi arengus toetaja roll ja oluline roll, arvab enamus, et see toetus ja areng ikkagi lähtub ainult konkreetsest vajadusest ja võimalusest ja võib-olla ka sellest, et kas koolijuht ise siis tuleb selle arengu soovi palvega või mitte. Uurisime siis ka seda, et nende koolijuhtide puhul, kellel ikkagi arenguvestlused läbi viiakse, et mis siis see tulemus on, mis siis see arenguvestluse tulemus on. Ja nagu siit skeemilt on näha või tabelist on näha, siis suurim tulemus, mida pooled koolijuhid välja tõid, on see, et omavahel vahetatakse informatsiooni. Et see on kõige populaarsem tulemus ja ta on kaugelt nii-öelda ees, eks ole, teistest tulemustest. Eks ta on mõnevõrra ka loogiline, et arvatavasti info vahetamine on arvatavasti kõige minimaalsem asi, mida eks ole arenguvestluses niikuinii saaks teha. Aga kui vaadata neid järgnevaid tulemusi, siis siit leidub nii positiivsed kui murettekitavad nii-öelda siis tulemusi. Et kui me vaatame korraks neid murettekitavaid tulemusi, siis me näeme näiteks seda, et populaarsuselt teine vastus, mille valis ligi kolmandik koolijuhte, mainis siis seda, et toimus tore vestlus ilma suurema eesmärgita, mis viitab sellele, et koolijuht tegelikult ei taju selle vestluse nii-öelda lõpptulemust või siukest kasutegurit tema jaoks. Ja veerand ligi viiendik tõi välja, et vestluse tagajärjel ei juhtunud mitte midagi. Et ka see on muret tekitav, sest et see justkui viitab siis sellele olukorrale, et käidi koos, võib-olla vahetati informatsiooni, räägiti juttu, aga tegelikult mitte midagi ei muutunud. Aga et kõik need tulemused ei jääks üldini kuidagi negatiivseks, siis loomulikult on näha, et teatud koolijuhid sellest arenguvestlusest saavad ka väga positiivset ja korralikku tagasiside. Et näiteks kui vaadata viit siis tulemust, siis me näeme seda, et ligi kolmandik koolijuhte tundis, et arenguvestluse tulemusena oli parem arusaam tema ootustest ja ettepanekutest. Tulemuseks oli suurem moraalne toetus ja et tegeldi ka tegelikult enesearengu planeerimise ja koolitusvajaduse selgitamisega. Ehk siis siin on näha, et mingites omavalitsustes ikkagi see koolijuhi professionaalse arengu toetamine töötab ja et nendel arenguvestlustel on tegelikult olemas ka praktiline väljund koolijuhi enda jaoks. Ehk siis koolijuht ise tajub seda ja see tegelikult on hästi oluline just nende tööressursside ja nõudmiste vaatenurgast, sest et sellisel juhul koolijuht tunneb, et see arenguvestlus toetab kuidagi ka koolijuhti. Ja et siia lõpupoole nende toe küsimuste juurde anda siis ka nagu koolipidaja vaate konteksti, siis mõned andmed ka Kantar Emori uuringust. Et siis koolipidajad ise tegelikult tunnevad, et nende suhtlus kooliga on ikkagi pigem regulaarne. Et kõige populaarsem siis asi, mida välja toovad pidajad, on see, et neil toimub individuaalne suhtlus ametnike ja siis haridusasutuste juhtide vahel, et üle poole toob välja, et see suhtlus toimub iga paari nädala tagant.
Siit andmetest selgub ka, et tegelikult niisugust ühiseid infokoosolekuid ja info vahetamist toimub üpris regulaarselt, aga mida nii-öelda mõjusamaks ja võib-olla mida olulisemaks tegevus läheb, seda harvem ka seda on siis näha. Et näiteks mis puudutab juba koolitusi või kogemuste jagamist, teadmiste jagamist, et seal tegelikult see regulaarsus on juba oluliselt väiksem. Siis küsiti ka seda, et kui selge on siis pidaja jaoks see, milliste tegevustega peaks koolijuhtide siis professionaalset arengut toetama ja et kas pidajad ise tunnevad, et neil on piisavalt teadmisi ja oskusi toetada seda professionaalset arengut. Siis enamus pidajaid vastavad, et neil on tegelikult selge see, millisel viisil tuleks professionaalset arengut toetada. Aga samal ajal kolmandik pidajatest ka märkis, et see selgus tegelikult ei ole olemas või teatav ebaselgus on. Ja samal ajal siis üpris sarnane on siis ka nende pidajate hulk, kes ütlevad, et neil on piisavalt siis oskusi ja teadmisi, et siis seda professionaalset arengut toetada. Aga kui me vaatame jälle osakaalusid, siis kui me siin näeme, et tegelikult ka märkimisväärselt osal pidajal ei ole tegelikult isegi üleüldse nagu seda taju, et ta ise tunnetab, et tal tegelikult neid teadmisi ja oskusi on. Et see küsimus iseenesest on päris oluline, sest et see küsimus ei anna, eks ole, meile faktilist ülevaadet, et kas need oskused ja teadmised siis päriselt on olemas, vaid siin pidajad ise hindavad, kuidas nende teadmiste ja oskustega on. Ja see, et tegelikult 43% toob välja, et neil on selles osas mingisuguseid kitsaskohti, see tegelikult on oluline näitaja ja see läheb kokku ka koolijuhtide tajutud andmetega ka. Siis Kanter Emori uuringus küsiti ka siis hoiakute ja hinnangute kohta selle teema kohta, ehk siis põhimõtteliselt küsimus sellest, et mida pidaja arvab, et kelle vastutada see koolijuhtide professionaalne areng ikkagi on ja et millised nii-öelda kooli ja professionaalse arenguga seonduvad hinnangud siis üleüldse nagu pidajad leiavad paika pidavat. Ja nagu nendest andmetest on siis näha, et siis ligi pool pidajatest leiab, et siis professionaalse arengu toetamine on ennekõike koolijuhi enda vastutus. Ehk siis kui koolijuht tunneb, et tal nüüd on abi vaja, siis tegelikult see peaks olema koolijuhi enda asi nii-öelda teha kindlaks, et ta selle abi pidajalt saab. Ehk siis see viitab justkui sellele, et pidaja roll siin pigem on reaktiivne, mitte proaktiivne. Ja vastutuse puhul on veel rohkem, eks ole, näha nendest tulemustest, ehk siis pidajad leiavad, et see vastutus on veel rohkem nii-öelda koolijuhi enda vastutusvaldkonnas. Et nüüd need andmed ka kuidagi kokku võtta, et mida me nüüd siis nendest suurest hunnikust andmetest, kus me siis käsitlesime tööressurssi ja nõudmisi, koolipidaja tuge, sealt üldiseid töörahulolu näitajaid ja ka tööselgust ja rolliselgust ja ootusi koolijuhile, et mida me siis saame need andmete pinnalt öelda ja võib-olla ka ütleme siukse universaalse teadmisena edasi anda, mille peale kõik need veebiseminari kuulajad jälgijad, vaatamata sellele, millises rollis te olete, võiksite mõelda, on siis see, et koolijuhi töö on aimselt nõudlik, tööülesandeid koolijuhi jagub palju ja erinevatest valdkondadest ning tööülesanded panevad kognitiivselt pingutama. Ehk et see on juba oluline asi, mida võtta eeldusena. Ehk siis need töönõudmised, mis puudutavad seda kognitiivset pingutust ja töö hulka, need on ja arvatavasti see ei muutu. Et kui me vaatame näiteks ka neid trende, mis haridusvaldkonnas toimuvad, näiteks suurenevad sotsiaalvaldkonna või sotsiaalvaldkonnas tulenevate probleemide või väljakutseid, mida tegelikult koolis tuleb lahendada, et siis see pigem viitab sellele, et see töö hulk pigem kasvab kui kahaneb. Ehk et me saame öelda, et me peame oma siukest professionaalse arengut ja koolijuhi toetamise kontekstis juba eelduslikult mõtlema sellele, et koolijuhil arvatavasti on üpris palju töönõudmisi. Positiivne on see, et koolijuht on täna oma töös motiveeritud, aga see motiveeritus peab käima käsikäes vastutusega. Ehk et see motiveeritus säiliks, siis see vastutus endiselt peab olema kõrge koolijuhil ja samal ajal see vastutus peab käsikäes käima siis mõjuga ja pingutus koos toega. Ehk et meil ei teki seda olukorda, kus koolijuhil on väga palju vastutust, aga tal ei ole mõju midagi mõjutada. Et näiteks siis siin võib mõelda koolipidaja kontekstis, et näiteks kas pidaja ja koolijuht on näiteks eelarve autonoomia omavahel niimoodi läbi rääkinud, et koolijuhil on võimalik näiteks koolieelarvet mõjutada. Või näiteks kas
koolijuhil on võimalik mõjutada koolis ka õppeprotsessiga seotud küsimusi ja samal ajal siis see pingutus, mida koolijuht teeb, see peab käsikäes käima toega. Kui koolijuht tunneb, et teda usaldatakse siis tööl, püsib pühendumus kauem ja läbipõlemise oht on madalam. Et see on ka hästi oluline tähelepanek, ehk et kui jälle mõelda näiteks ka koolijuhi professionaalse arengu toetamise süsteemile, et siis ei pea alati tähendama mingisuguseid suursuguseid koolitusi või mingeid kalleid arenguprogramme, aga see võib alata ka sellest, et tegelikult me mõtleme läbi näiteks seda, et kuidas ka koolijuhile luua usalduslikku töökeskkonda, kus ta tunneb ennast väärtustatuna ja selle tõttu ka tahab siis rohkem pühenduda ja see pühendumine on ka pikaajaline jätkusuutlik. Ja koolijuhti tuleb toetada ja see toetus ei peaks olema sihuke ainult materiaalne ja sihuke tehniline, vaid vastupidi, ka koolijuhil on vaja sellist tuge, mis sisaldaks mõttekaaslasi ja koostööd. Ja siin ei saa alarõhutada seda koolipidaja rolli selles küsimuses. Et täna andmete pinnalt pigem saab öelda, et kõik koolijuhid ei tunne pidajapoolset tuge, samal ajal sellel pidajapoolsel toel on väga suur potentsiaal seda tööressurssi pakkuda, ehk siis seda tasakaalu pakkuda. Nii et siit ka üleskutse kõigile pidajatele võib-olla, kes seda seminari jälgivad, et mõelge läbi, et kuidas teie omavalitsuses täna see olukord on, ehk siis kas teie olete läbi mõelnud, kuidas teie tegelikult koolijuhti toetate ja kuidas te tema professionaalsest arengust huvi tunnete. Ja et positiivselt lõpetada või kuidagi sihukest lootuskiirt anda, sest et ega ju olukord ei ole ju nagu hull. Et meil ei ole näiteks seda olukorda, et enamus koolijuhte tahaks töökohta vahetada või midagi sellist. Et pigem see olukord, kus me täna oleme, on natukene seal kuskil keskel. Et enamik koolijuhte ei mõtle töökoha vahetamisele, aga samal ajal ei ole ka väga altid teistele oma tööst rääkima. Mis justkui nagu näitab seda, et koolijuhtide jaoks see töö, mida nad teevad, on üpris tähenduslik ja oluline, aga selles töös on piisavalt palju ebameeldivusi, et nad võib-olla ka ei rõkka rõõmust kõikidele oma seda tööd rääkima ja kajastama seda, mida nad teevad. Et ka see on võib-olla sihuke hea kriteerium või hea sihuke näide või asi, millele mõelda, et mida siis meie saame tegelikult teha, et omalt poolt koolijuhti toetada ja loomulikult mida ka koolijuht tegelikult ise saab teha, et parandada seda olukorda. Ja selle tõdemusega ma soovikski selle ülevaate lõpetada. Loodetavasti saite siit uut teadmist selle kohta, kuidas siis Eesti koolijuhil läheb, mis puudutab ennekõike siis just neid töö heaoluga seonduvaid kriteeriumeid. Ja kui teil on rohkem huvi selle teema vastu, siis tegelikult Tallinna Ülikooli juhtide uuring võttis tegelikult veel rohkem neid erinevaid andmeid vaatluse alla. Ehk siis kindlasti soovitan tutvuda Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kodulehel olevate kooliuuringu tulemustega ja tegelikult ka siis selle haridusteaduste ajakirja artikliga, sest et ka sinna mahtus andmeid tegelikult hulga rohkem, kui täna aega oli. Aitäh kuulamast ja edukat koolijuhtide töö heaolu parandamist!